tere tulemast kuulama AI Powerment podcasti, mis on justkui teejuhiks tehisintellekti kiiresti arenevas maailmas, tuues sinuni tehisaru uudised, populaarsemate rakenduste ülevaated ja põnevad intervjuud tehisaru asjatundjatega. Mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI Powermenti brändi looja ning tehisintellekti entusiast. Ja mina olen Kerlin Tiigemäe, juht, ema ja AI entusiast. Kuula meid igal reedel ning saa praktilisi näpunäiteid, kuidas AI-d igapäevaelus ja äris rakendada. Tere tulemast kuulama AI Powerment podcasti, mis on 100% tehisintellekti teemadele keskenduv podcast. Ja täna on 1. mai. Meil on väga hea meel. 1. november, Sandra. Oi, kurja, mul on kogu aeg meeles. Ma olen siin Dubais, siin on, vaata, väljas on. Suvi, ma saan aru, sul on suvi ja meil hakkab siiski talv. Ja november. 1. november, väga hea. Ja täna on teistmoodi saade, et meie oleme Kerliniga, nagu tegelikult meil tavaks juba on, et iga kuu lõpus me teeme siis ühise 2 AI entusiasti on kokku tulnud, et rääkida erinevatel teemadel. Täna meil 2 teemaplokki. Me räägime AI uudistest ja siis meil oli ka väga huvitav selline uus lähenemisviis, et me kogusime küsimusi teilt, kallid kuulajad, nii LinkedInis kui ka siis Facebookis, Instagramis ja meil tõesti, Kerlin, meil tuli tõesti, ma ei tea, kui palju meil kokku neid küsimusi kokku tuli, aga väga palju. Ja ma ei teagi, me arvatavasti kõiki täna ei jõua vastata, aga me saame kindlasti inspiratsiooni ka selle jaoks, et milliseid teemasid teile veel tuua ja võib-olla isegi uusi esinejad, et ma tõesti siiralt suur tänu, et võtsite aega, et neid küsimusi esitada, andsite ka tagasisidet. Mul oli tõesti väga LinkedInis veel eriti kuidagi olid need vastused väga pikad ja inimesed kiitsid ette ja taha meie tegemisi, nii et suur-suur tänu. Super, see oli väga äge oli lugeda, et inimesed mõtlesid selle läbi, mis nüüd päriselt on, mida nad tahaksid rohkem kuulda ja mitmes kohas ma tõesti lugesin, mõtlesin, et okei, sellest saaks terve episoodi rääkida, et see ei ole küll asi, mida saab 5 minutiga kokku võtta, nii et aitäh minu poolt ka. Arvan, et me saame siit kindlasti mitu põnevat episoodi ja mõtleme sinna ka väga head külalised, kes nendest teemadest saaks lisaks meile veel rääkida, nii et kindlasti võtame siit palju noppaid kaasa. Aga ma arvan, et me võiksimegi hakata rääkima siis uudistest ja Kerlin, võtta siis üle uudistankur, mulle meeldib öelda, et tuua siis meieni tähtsamad infonopped eelmisest kuust või siis ka natukene taha veel ulatuvat seda uudiste voogu, mis AI maailmas meie jaoks võiks tähtis olla. Ja vaatame uudised üle. Ja ma arvan, et ei lähe ühtegi kuud mööda, mil ma ei peaks ütlema, et nii palju uudiseid oli. Väga raske oli seda kokkuvõtet teha. Osadest ma räägin hästi lühidalt, nii et kui sul peaks äkki tekkima küsimusi, tahad mingist teemast rohkem kuulda, siis vabalt võid minuga ühendust võtta ja hea meelega räägin nendest lähemalt või jagan ka viiteid. Aga alati peab alustama keelemudelitest, peab alustama uudisteploki OpenAI'st, selle vastu ei saa. Ja oktoobrikuust oli siis OpenAI raha kaasamine, millega siis OpenAI kindlustus omale $6,6 miljardit. Nende valuation oli see 157 miljardit, ehk et nad on täna väga-väga suureks ettevõtteks kasvanud. Lisaks $6 miljardile nad said siis pangalt veel ka krediiti $4 miljardi osas, et kokku nad kaasasid sisuliselt üle $10 miljardi, et toetada siis edasist kasvu, edasist innovatsiooni. Ja mõned huvitavad faktid sellega seoses, et näiteks kui suured soovisid siin kõik kaasas olla, Microsoft, Nvidia, siis nemad tulid ka. Samas näiteks Apple jäi kõrvale ja erinevad lood olid selle taga, mis see võis kõik olla, ega keegi praktikas ei tea. Üheks põhjuseks öeldakse, et kuna OpenAI soovis siis investoritelt seda kindlust, et ta investeeriks kuskile mujale keelemudelitesse. Näiteks kui Microsoft investeerib, siis ta ei tohiks Google'it toetada või mingeid väiksemaid keelemudeleid toetada ja see tekitas paljudes pahameelt ja selline teatav inimene, kes siis kogu aeg Twitteris või nüüd siis X'is, et kogu aeg kirjutab, oli siis Elon Musk, kes siis tegi sellise postituse, et OpenAI ja Sam Altman on kurjus või väga kurjad ja kurjuse kehastus. Lihtsalt sellepärast, et selle otsusega, mis nad tegid, näiteks Microsoft ei saaks XAI'sse investeerida, mis on Elon Musk siis keelemudel. Aga ChatGPT siis veel mõningad nopped ja uudised. Tänu sellele
et nad on väga palju pildis olnud, nad olid esimesed, kes välja tulid, siis nad on olnud kõige populaarsemad ja nende nii-öelda veebiliiklus on oluliselt kasvanud sellest aastast veel eriti ja septembris oli siis juba 3 miljardit külastust ChatGPT-l, mis tähendab üle 100% kasvu võrreldes eelmise aastaga ja sellega tõusis ChatGPT kõige külastatuse arvult siis kõige populaarsemate hulka, olles siis 11. kohal juba. Nii et ilmselge, et Google, Bing otsingumootorid on eespool, erinevad seal veel, aga nad on siis tõesti väga palju kasvanud. Nad tõid välja ka mõned funktsionaalsused. Advanced Voice Mode ehk siis häälkäsklustega suhtlus on nüüd olemas Euroopas ehk et kõik on selle kätte saanud, mina sain selle ka lõpuks kätte, olen seda katsetanud. Siis nad tegid lauaarvutirakenduse, mis on mõeldud Windowsile ehk et saad laadida siis endale ChatGPT arvutisse ja arvutisse kasutada, ei ole vaja veebibrauseris seda teha, kui sul on Windowsi arvuti. Ja lisaks tuli siis välja ka nendel Canvas, mitte siis Canva sellise disainirakenduseks segamini ajada, vaid Canvas tööriist, mis tähendab seda, et kui sa näiteks töötad koodi kirjutamisega või kirjutamisprojektidega, siis seal avaneb lisaaken ja seal sul on võimalik seda koodi ja teksti redigeerida. Sa saad sealt paluda temal teha, näiteks suggest edits ehk siis annad talle ette, et tema võiks siis täiendada, sul on võimalik pikkust seal muuta, sul on võimalik neid bug'e seal parandada, mis sul näiteks koodis on, ja et väga erineval viisil sul on võimalik isegi erinevatesse programmeerimiskeeltesse seda teksti ringi teha. Et väga palju erinevaid funktsionaalsusi tuli siis sellega juurde, kindlasti siis konkurendiks Claude'i Artifacts funktsionaalsusele. Nüüd keelemudelitest veel, ikka need kõige populaarsemad Prantsuse firma Mistral tegi siis sellised pisikesed keelemudelid, mis on just mõeldud sülearvutitesse ja telefonidesse, tegi siis kättesaadavaks. Meta tegi siis avalikustas sellise natuke teistsuguse keelemudeli, mis on siis Spirit LM ehk siis niisuguse hingelisuse poole peale suunatud. Ta peaks olema loomulikum, emotsionaalsemalt kõlavam ja on siis üles ehitatud natuke teise loogika alusel. Võib proovida. Ise ei ole jõudnud seda katsetada. Nvidia tuli siis välja üsna salaja 2 uue keelemudeliga, mis said päris hea tagasiside ja võrreldakse juba ChatGPT ja Claude'i parimate mudelitega. Ja lisaks siis on viimasel kuul väga palju räägitud Google'ist, aga mitte Gemini vaatenurgast, vaid hoopis Notebook LM vaatenurgast. See on siis uus funktsionaalsus neil, kus sul on võimalik anda sisse väga suur hulk sisendeid, nii dokumente, videoid kui ka YouTube'i faile ja lasta temal siis teha sellest kokkuvõtte ja sa saab teha nagu klassikalisel viisil tekstina kokkuvõtet, aga seal sa saad genereerida podcast'i. Ehk sul on võimalik võtta väga palju infot kokku ja lasta sellest teha selline kompaktne 10-minutiline podcast. Ta töötab täna inglise keeles ehk et eesti keeles ei saa seda selliselt kasutada, aga kui sa kuuladki või loed suuri pikkasid tekstimaterjale, siis sellest teha selline mõnus kokkuvõte, mida sa saad kuulates jälgida ja sisu kätte on päris huvitav lahendus, nii et see on päris populaarseks saanud ka. Nüüd eelmisel nädalal just hiljuti tekkisid siis ka esimesed päris siuksed AI agentide lahendused. Kõigepealt tuli Microsoft välja oma Copiloti agentidega, mis on võib-olla natukene siuksed spetsiifilisemad. Need olid siis mõeldud, need oli 10, nad olid siis mõeldud kas müügile või teenindusele, finantsile ja need eesmärk oli siis see, et sa annad neile ülesande ette, nad töötavad iseseisvalt, algatavad siis erinevaid ülesandeid, reageerivad ärisisenditele, ilma et keegi peaks neile konkreetseid ülesandeid andma ja toimetavad siis seal Copiloti stuudio raames. Küll nad on veel tulevikus tulemas, kõik need ei ole veel kättesaadavad, aga mis on kättesaadav juba täna, on Anthropicu ehk siis Claude'i mudelis olev selline uus funktsionaalsus nagu computer use. Ja see tähendab seda, et sul on võimalik siis Claude'ile anda ette häälkäsklusena prompt mingi tegevusena. Näiteks selles näidisvideos nad lasid tal teha siis kodulehe ja mida siis see süsteem teeb, ta võtab sinu arvutis lahti Claude'i, laseb tal kirjutada siis seal HTML koodi selle kodulehe sisuna, sa annad talle ette ka, mida sa tahad, et seal kodulehel oleks. Siis ta võtab lahti sinul selle programmeerimiskeele jaoks vajaliku rakenduse, millega sa saad selle tööle panna, sa vaatad, kas see toimib ja siis ta paneb selle juba siis sinu serverisse ja sa saad seda juba kasutada kodulehena, vaadata siis, kuidas ta visuaalselt välja näeb. Nii et selline esimene samm
küll, jah, ta on täna päris kallis, ta on täna mõeldud eelkõige arendajatele, sest ta on ligipääsetav ainult nende API kaudu. Aga see on päris suur samm edasi ja kui kuulete, vaatate, mida siis 2025 aastat oodatakse, siis väga palju räägitakse agentidest, nii et siis see on asi, mida tasub jälgida ja mida tasub siis meeles pidada. Nüüd muudest rakendustest. Hulk videorakendusi, pildirakendusi, tuli täiendusi, tuli ka selliseid uusi nagu idufirmad nagu Hyper või Genmo on tulnud välja oma videorakendustega, siis suurematest Runway tegi siis sellise uue funktsionaalsuse väga huvitava, millega sul on võimalik oma näoilmeid kopeerida, et sa annad talle ette enda video, kus sa räägid väga ilmekalt ja siis sul on võimalik see üle kopeerida näiteks multikategelasele või hoopis mõnele teisele tegelase ja ta liigutab su suud ja näomiimikat. Nii et see oli väga huvitav. Ja lisaks Adobe tuli välja siis oma Firefly uue videomudeliga ja Pika Labs tuli siis Pika 1.5-ga välja, kes rohkem keskendus sellisele lõbusatele tööriistadele, aga kindlasti see suund on sinna, et need rakendused tulevad välja. Üks, mis küll meil ei ole kättesaadav, aga on Meta, tuli siis välja ka oma MovieGeniga, millel on väga-väga head näidisvideod, aga mida siis täna ei saa kättesaadaval, ei ole kõigile kättesaadav, sarnaselt siis OpenAI Sorale, et nad täna siis tahavad ka saada tagasisidet just filmitegijatelt, erinevatelt loovisikutelt, nii et on mida oodata. Ja pildimaailm täpselt samasugune. Ideogram tuli välja siis oma funktsionaalsustega. Neil see sarnaselt, kui ma rääkisin ChatGPT Canvas funktsionaalsusest, ka nendel on see, kus sul on siis üks selline suur digitaalne tööpind, kus sa saad genereerida ja redigeerida neid pilte, integreerida neid oma materjalidega, neid siis nii-öelda täita, laiendada, mida iganes sa võiksid sellega teha. Ja sarnase asjad tekkis siis ka Midjourney, kus sul on nüüd võimalik anda enda pilt sinna sisse ja siis seda hakata täiendama. Midjourney küll ei ole täna kõigile see funktsioon kättesaadav, ainult nendele, kes on juba kauem olnud, ehk kes on juba vähemalt 10 000 pilti seal genereerinud. Nii et ja nendel, kellel on siis aastapõhine tellimus ehk et nii-öelda täiendavad funktsionaalsused siis mitte tasulistele kasutajatele, vaid nendele, kes on siis pikemalt nendega seotud olnud. Nüüd disainitöörist Canva tuli siis välja ka oma sügiseste uuendustega. Nemad on ka väga palju kasvanud, neil on ka nüüd juba 200 miljonit aktiivset kasutajat ja nemad on siis tänu sellele, et ostsid siis ära mõni kuu tagasi siin Leonardo AI, kes pilte loob, on nüüd üles ehitanud oma siis üks Dreamlab lahenduse, kus on võimalik ka siis oluliselt paremini ja unikaalsemalt siis neid visuaale genereerida tehisintellekti abil. Nüüd muudest AI uudistest, mõned nopped siis veel ka mujalt. Kõige võib-olla olulisem oli siis see, et Nobeli füüsikapreemia läks siis sel aastal sellistele AI pioneeridele ehk siis Geoffrey Hintonile ja John Hopfieldile, kes on siis need inimesed, kes kunagi need esmased tehisnärvivõrkude põhimõtted kirja panid, need välja töötasid ja on aastakümneid siis seda edasi arendanud, et rõõm oli siis näha, et nemad siis said ka sellise väga ägeda tunnustuse. Perplexity siin maadleb jälle kohtuga, jälle erinevad autoriõiguste rikkumise eest tahetakse neid kohtusse anda. Siis üks huvitav põnev nunnu uudis oli sellisest asjast nagu Moflin. Ehk Moflin on AI-põhine selline karvane robot, mis on mõeldud vaimse tervise kaaslasena. Ehk ta on niisugune nagu mänguasi, loom, millel on emotsioonid, aga ta ei ole selline klassikaline, mis täna lastel on, kus sa patareid sisse paned, vaid et tal on päriselt see tehisintellekti komponent sees, ta suhtleb sinuga, vastavalt sinu emotsioonidele, näitab sinu kiinduvust. Nii et üsna selline põnev uudisnoppe. Ja siis oli väga kaks asja, mis ma tooksin välja siis suurte tehnoloogiaettevõtete juhtidelt. Üks on Anthropicu CEO-lt, kes siis avaldas siis väga-väga pika sellise visiooni, milline on meie tulevik järgmise 5-10 aasta jooksul ja ta oli üldini positiivne selles osas, et mida siis kõik tehisintellekt suudab. Ta võiks olla targem kui Nobeli preemia laureaadid, ta peaks suutma kiirendada teaduslikku arengut, ravida haigusi, pikendada inimeste eluiga. Loomulikult ta tõi seal ka välja seda, et seal on riske, seal on ilmselt majandusmudelid, mis hakkavad kõik muutuma, aga tõesti oli väga-väga positiivse vaatenurgaga. Ja teine pool, kes siis rääkis, oli Nvidia juht Jensen Huang, kes ühes oma intervjuus lihtsalt muuseas mainis, et tema näeb, et kuidas Nvidia kasvab, neil on tulevikus 50 000 töötajat
aga lisaks sinna juurde on neil 100 miljonit AI agenti. Ehk sealjuures, et erinevateks ülesandeks on neil siis loodud tehisintellekti agendid, kes teevad siis tegevusi koos inimestega, nad toimetavad koos inimestega, nad toetavad inimesi, nad suhtlevad omavahel. Nii et väga-väga huvitavad nägemused siis meie suurtelt tehnoloogiahiidude juhtidelt, mis siis tulemas on. Elon Muskist veel üks nope, ei saa sellest ka mööda, et neil oli siis nende sügisene tutvustus, kus nad lõpuks näitasid siis oma robot-taksot, Cybercabi, oli väga futuristlik, sellised tiibustega, mis avanevad üles ilma roolita ja pedaalideta ja nad siis ütlesid välja, et need robot-taksod hakkavad siis, tulevad tootmisesse 2026, jäävad alla $30,000, täiesti kättesaadavas summas ja samal ajal oli neil siis ka selles esitluses nende humanoid robotid seal, kes seal siis toimetasid taustal ja paljud uudised hakkasid hoopis neid humanoid roboteid kajastama, kuna nad said palju rohkem tähelepanu, et nad liikusid seal igatpidi, aitasid inimestele süüa anda ja toetasid neid seal. Kuigi seal käis ka läbi lugusid, et võib-olla need olid ikkagi inimeste poolt juhitud seal, et kindel olla, et nad ilusti liiguvad ja kõik muud asjad sinna juurde. Aga ühesõnaga kogu see üritus tekitas väga-väga palju emotsioone inimestel. Ja siia lõppu veel mõned uudisnopped Eestist. Rõõm on näha, et on üha rohkem siis selliseid startup'e ja projekte, mida ka meedias jagatakse, et näidatakse seda, et kus on tehisintellekti rakendatud. Üks oli siis Eesti ettevõttest Gridhaven, kes siis koos Eleringiga tegi pilooti eesmärgiga suurendada elektrivõrgu efektiivsust kuni 30% puhtalt siis tarkvaralahenduste näol ja nemad siis ehitavad sellist masinõppemudelit ilmastikukindlat, et võimaldada siis võrgu läbilaskevõimet ja seda siis nii-öelda optimeerida, kuidas seda paremini teha. Väga põnev. Siis lisaks Eesti iduettevõtte GDPR register arendas siis välja sellise unikaalse tehisintellektil põhineva lahenduse, mis aitab ettevõtetel ja avalikel asutustel täita GDPR nõudeid. Nii et kui see on teemaks, tasub uurida GDPR registri käest, mida nad siis teevad. Ülemiste City näiteks ütles, et nemad kasutavad tehisaru ja kaameraid siis, et jälgida liikuvust, kust kuhu inimesed liiguvad, kus on need trendid, et vähendada siis seda üldist jalajälge, kus rohkem inimesed liiguvad, kus rohkem autod liiguvad, nii et ka väga huvitav lähenemine. Ja siia lõppu, kuna meil novembris hakkab PÖFF, siis üliäge oli kuulda seda uudist, et PÖFF tutvustas siis Susi AI-d ehk siis tehisintellektil põhinevad filmisoovitajad. Kui sul tahad minna filme vaatama PÖFFile, sa täpselt ei tea, mis valdkond võiks sind huvitada, siis sul on võimalik AI-assistendiga rääkida, anda talle oma sisendi, mis teemad ja valdkonnad sind huvitavad ja ta pakub sulle siis PÖFFi kavast filme ja suhtleb mitmes keeles ja PÖFFis on üle 500 linateose tulemas 8.–24. novembrini, nii et tasub katsetada ja minna, kui oled filmihuviline ja vaata, kuidas siis Susi AI sind aidata saab. Aga siit ma arvan, tõmbamegi kokku ja läheme järgmiste teemadega edasi, et neid uudiseid võikski siin muidu rääkima jääda. Jälle, kui kuulata neid uudiseid siin niimoodi kokkuvõetuna, siis mulle tundub, et see AI-maailm tõesti liigub tohutu kiirusega ja neid uusi rakendusi, edasiarendusi, kuidas kõik erinevad tehnoloogiahiiud siis omavahel ka nii-öelda võitlevad ja üritavad tuua võimalikult häid AI-tooted turule, et siis iga kord mul on tõesti natukene meenutab mulle seda aega, kui ma olin plokiahela valdkonnas ja siis seal on samamoodi väga-väga kiiresti see valdkond nii-öelda arenev, et aitäh sulle, Kerlin, jälle nende uudiste eest ja mul on teile ka hea uudis, kuulajad, et kui me nüüd tegime sellise teise lähenemisviisi küsides teilt küsimusi, siis me tahaksime veel enam kaasa tõmmata enda kuulajaskonda kui ka siis AI Powermenti sotsiaalmeedia jälgijaid ja meil on tulemas väljakutse, mis toimub siis novembrikuus. 18. novembril me oleme alustamas ja selle jaoks, et ennast kirja panna ja lugeda rohkem sellest väljakutsest, see on täiesti tasuta, siis me oleme ka jaokirjeldusse pannud teie jaoks lingi, mida te saate klikata, et panna enda nimi kirja ja sinna tuleb siis teile meilile informatsioon, kui
need erinevad nii-öelda lahendused on meil valmis, mis teie jaoks vaja on, et seda väljakutset läbida ja seda te leiate tegelikult www.aipowerment.ee/väljakutse ilma ääta ehk siis väljakutse. Jah, igatahes jaokirjelduses on olemas ka, et kui soovite klikata. Ja veel üks väikene teadane, nagu väike reklaamipaus, et Kerlinil on tegelikult tulemas 4. novembril väga huvitav ülesanne, ma annan kohe talle sõna üle, et räägi natukene, mis toimumas on. Ja ma arvan, et see sügis on kindlasti selline, kus on väga-väga palju erinevaid tehisintellekti koolitusi ja siukseid loenguid, kus on võimalik osaleda, aga meie tahame täna hoida ikka sellist hästi praktilist võimalust, kuidas inimesed saaksid kaasa teha, ise katsetada ja see väljakutse saab kindlasti olema üks selline, kus ei ole isegi varem midagi proovinud teinud, siis see on sinu võimalus tulla täiesti tasuta. Aga enne seda, kui me läheme väljakutsesse, siis 4. novembril on selline töötuba, mida me teeme siis koos veebikooliga ja me räägime seal AI assistentidest ehk sellest, kuidas sa saaksid teha endale sellise hästi mõnusa kerge AI assistendi, mis aitab sind sinu igapäevastes tegevustes ja on täpselt sinule spetsialiseeritud, sinu valdkonda teab sind ja aitab siis seda sihukest igapäevasprotsessi kiirendada. Ja see on täpselt samamoodi hästi praktiline, ei räägi ainult teooriast ja sellest, mida võiks teha, vaid tulete kokku, tuleme kõik siis kokku, võtame selle aja ja teeme selle päriselt valmis. Ja nii nagu me teeme siis ka väljakutses erinevaid katsetusi, tahame, et te saaksite selle eduelamuse, et jah, sellega on võimalik, tehisintellekt aitab mis iganes valdkonnas ja saate need esimesed sammud kätte, et igal juhul kõik see info tuleb jaokirjeldusse, on olemas meie sotsiaalmeedias, nii et jälgige, me jagame seal kindlasti igasugu muid üritusi, mis käimas on, nii et päris palju on siin praegu sügisel toimumas tehisintellekti maailmas. Ja täpselt ja tegelikult meie kogukonnas on samamoodi igakuuliselt erinevad külalisesinejad ja tegelikult sellel samal nädalal, kus Kerlin 4. novembril esineb, siis 6. novembril on meil kogukonnas siis ka jällegi uued külalisesinejad tulemas, nii et me paneme ka selle kogukonna lingi teile siis jaokirjeldusse, kes on huvitatud teiste AI entusiastidega siis seda AI maailma avastama, siis ma arvan, et see on hea infoallikas, kust alustada. Aga lähme edasi küsimuste juurde. Lähme küsimuste juurde. Meil on nii palju küsimusi. Täpselt nii. Ja kas tahad alustada või ma küsin, võtan siit mingisugused küsimused kohe ise ette? Tead, mulle kohe me jäi silma siit samast Instagramist oli küsimus, et millise rakendusega soovite luua AI persooni? Ja üldse sellised AI persoonid ja näo kasutamised bränditurunduses. Korra lihtsalt võib-olla enne seda see nii-öelda AI assistent versus agent versus siis persoonid või avatarid. Räägime korra selle läbi, et mulle tundub, et inimestel on siin natukene ka segadust. Kasutatakse erinevaid mõisteid. Et kui mina rääkisin ennem sellest assistentide loomisest, siis see on see, mida sa võtad ette tavalise keelemudeli. Seda saab teha nii ChatGPTs, Google Gemini's, Claude'is. Seal on erineva nimetusega need funktsionaalsust, aga sul on võimalik siis teha oma väike kohandatud keelemudel ja sinna peale siis nii-öelda ehitada või täiendada teda siis endaga seotud informatsiooniga või enda ettevõttega seotud informatsiooniga. Ta aitab sind vastata sinu küsimustele, ta aitab sul sisu luua, materjale kokku panna ja nii edasi. Nüüd agendid on siis nagu järgmine samm sellest, kus päriselt see tehisintellekt või rakendus või süsteem hakkab juba samme tegema, et ta ei anna lihtsalt sulle infot, et sina seda kasutaksid, vaid ta teeb sinu eest neid samme. Ja uudisteblokis rääkisime ka sellest, et Claude'il tuli välja see esimene agentide sihuke funktsionaalsus, computer use, kus sa saad seda ise teha või anda talle siis volitus enda arvutis toimetada. Ja see on see, mida väga palju 2025 aastat oodatakse, et me liigume rohkem sinna agentide maailma. Ja siis on veel see avataride osa, mis sisuliselt tähendab seda, et sul on sinust või sinu, mis iganes kujundi sa siis lood on sul loodud siis sihuke tehis sina, kellele sa annad siis hääle ja kellele sa annad sisu, mida ta räägib ja ta teeb siis seda sinu eest, eks ju, või seda sõnumit, mida sa tahad edastada.
ja ka jälle ütleme turunduses, aga mitte ainult turunduses, vaid ka koolitusmaastikul, ettevõttesiseste juhendite tegemisel on see juba päris populaarseks saanud. Et need on juba sellised 3 eri lahendust, mis on ka siis eri rakendustega kasutatavad, on ju. Ja ma väga nõustun sellega, et tuleb natukene neid tagamaid või seda, kas nüüd tehnilist poolt, aga jah, seda nii-öelda kategooriaid selgemini mõista, et mis on assistent, mis on agent ja kõik, kuidas see siis ka rakendub nii-öelda igapäevategevustes, on ju. Aga Jaana Pulk küsis meilt ka sellise küsimuse, et millise rakendusega soovitate luua AI persooni, et jagaksime üleüldiselt mõtteid, kuidas saaks seda bränditurunduses kasutada. Ju tegelikult Kerlin tõi siin mõned juba näited välja, kuidas näiteks HeyGeni sünteesiga saab kasutada enda nägu, luua enda AI avatar ja panna ennast kõnelema ka mingisugustes teistes keeltes. Et Kati Toro mulle just hiljuti väga meeldis, mida tema jagas oma siis LinkedIni postituses, kus tema oli teinud enda lapsele näiteks selleks, et kuidas portugali keel oli minu meelest see, mis ta pani ennast rääkima. Et kui lihtsalt tegelikult nüüd on võimalik ennast panna, näiteks kui ongi vaja bränditurundust teha mingile uuele turule, et siis kuidas panna ennast rääkima keelt, mida sa võib-olla tegelikult ei oska, aga AI avatar suudab selle siis sinu jaoks ära teha, et saada mingisugune sõnum edastatud uuele turule. Ma võtan ühe vaheküsimuse, mis tuli mu kallilt õelt ja tegelikult seda kommentaari tuli ka meil LinkedInis läbi, et meil oli pildil, millega me jagasime Facebookis siis või Instagramis või LinkedInis seda võimalust, et meil küsimusi esitada, siis meil oli niisugune lahe pilt, kus meil oli lahe pluus, laheda kirjaga ja Kerlin, mäletad täpselt, mis seal peal kirjutatud oli? Ma ei ole laisk, ma lasen tehisintellektil kõik töö enda eest ära teha. Täpselt. Ma tahtsin natuke rääkida sellest ka, et tegelikult meil on plaanis teha merch'i. Kui meil oli üritus Eestis viimane selline füüsiline, mis praegusel nii-öelda viimastel kuudel, mis on toimunud, siis me andsime ka sellised AI Powerfuls brändiga tehtud siis need douchebag, kuidas sa nimetad, jah, need tote bag'id, kandekotid ka esinejatele ja meil on täitsa plaanis roadmapil see, et me tooksime ka merch'i välja, nii et väga tore, et inimesed märkavad ja võib-olla tõesti on varsti ka kättesaadav AI Powermenti siis sellised merch'i elemendid ka. Aga võta võib-olla üks küsimus enda poole pealt ka vahele. Ei kohe silma. Jaanika küsis meie käest, et kas tehisintellekti kasutamisega kaob allika kriitilisus. Näiteks Perplexity on tore, aga kui paljud tulemuste viitele klikavad ja hindavad, kas see leht on üldse tõsiselt võetav. Ja hästi oluline teema. Ma arvan, et see on teema, mis kogu selle nii-öelda tehisintellekti eetika ja üldse selle kasutamisega peab kaasas käima. Miks me räägime kogu sellest koolitamisest, miks me räägime sellest, et nii töötajaid on vaja koolitada, eraisikuid on vaja ka koolitada siis või rääkida kodus lastega sellest. Just sellepärast, et sa pead ikkagi teadma seda, et kuidas see mudel töötab, selleks, et seda sisuliselt kasutada. Ja kui sa ei tea, et ta hallutsioneerib, ta tekitab neid vigu, kui sa ei tea, et ta võib olla mingit pidi kallutatud, siis me olemegi varsti selles hetkes, kus me võib-olla oleme natukene rumalamad kui täna, on ju. Ja ma arvan, et see on kindlasti, ma loodan, et kõik te nagu tehisintellekti koolitajad üks nagu südameasi, et rääkida sellest, et mida tähendab see, et ole siiski kriitiline selle sisu osas ja miks täna, kuigi me räägime sellest, et need mudelid on väga võimekad, nad suudavad juba doktoritöö tasandil anda teadusvaldkonnas sisendit, siis sina ise oled ikkagi oma valdkonna spetsialist ja kui sa kasutad seda kas klientideks mingiks sisuliseks analüüsiks, sa pead ikkagi seda täna valideerima. Ja tõepoolest Perplexity on siis üks rakendus, kus sa saad Google'i otsingut asendada, saad otsida justkui guugeldamise kaudu, aga ta paneb sulle selle sisu kokku ja ta annab sulle sinna need allikad. Ta asub neid allikaid klikata, sest ma olen ise samamoodi Perplexity fänn, kasutan seda väga palju, aga ma ütlen samamoodi, et sealt on päris palju vigu. Need allikad ei ole alati kõige uuemad, need allikad ei ole kuidagi pidi verifitseeritud, et ta võib olla kellegi väike blogi kuskil lehel, millel on väga hea SEO, ta tuleb sealt välja sinu märksõnadega,
aga ta ei ole üldse tõsiseltvõetav. Nii et seetõttu see peab olema olemas. Aga ja, eks seda on näha, et see tihtipeale ununeb ja lihtne, tehakse väga palju seda copy paste ja kasutatakse otse seda sisu, eriti ma arvan nooremate puhul ja koolis õpetajad on seda tagasisidet andnud, et lihtsalt kopeeritakse seda vastust isegi selle algusega, et jah, sul on väga hea küsimus, mis näitab hästi ära selle, et see on võetud näiteks ChatGPT-d. Nii et see on väga-väga oluline ja see on asi, mida me alati rõhutame. Ja ma võib-olla lisan, ma just sellel nädalal esinesin Õpi koos Google'iga digioskuste.ee, sealt saab informatsiooni, mis koolitused on veel tulemas, aga meil oli koolitus võimenda oma produktiivsust AI-ga ja seal ma tegelikult tõin välja Geminis, siis Google Gemini, suur keelemudel, mida saab kasutada, et seal on tegelikult toodud alla nii-öelda eraldi märk selle jaoks ongi Google'i selline logo, kui sa oled genereerinud väljundi, et sa saad sinna peale klikata ja vaadata siis, kas allikaid on, mis seal sees on mingisugused, mis on autoriõigustega kaitstud või ka siis sealt tuleb täpsemalt, kus informatsioon on siis väljundi jaoks kokku kogutud. Et võib-olla mõned ei ole teadlikud, kes kasutavad Google Gemini'd, et selline variant on olemas. Aga ma võtaksin enda poole pealt ka veel ühe küsimuse, et Sille küsis päris palju mitmeid küsimusi siis Instagrami vaheldusel ja üks nendest oli, et millised olulised AI oskused on olemas, mida tulevikus väikeettevõtluses siis vajatakse. Ja ma selle koha pealt ütleksin ka kindlasti seda, et Marika Juusu käis meil AI Empowerment podcastis samamoodi rääkimas väikeettevõtluse poole pealt siis enda kogemusest ja seal ka kaardistuvad kindlasti välja sellised mõned oskused, aga meil juba praegu on paar sellist terminit läbi käinud, seesama baasteadmistest, hallutsinatsioonide teadlikkus, et olemas on selline fenomen, on ju kallutatus. Need on need baasteadmised, kuidas kirjutada nagu prompti. Ikkagi see on veel siiski selline, kuidas öelda, vajalik teadmine, et meil oleks võib-olla see roll, konkreetne eesmärk pandud, mis konteksti jaoks kasutada, mis formaati me tahaksime siis selles väljundis omada nii-öelda. Ja siis ma arvan sealjuures see kriitiline mõtlemine, see on nagu see, ei ole võib-olla see uus praktiline oskus, aga seda me rõhutame samamoodi, et see kriitiline mõtlemine peab olema aktiveeritud, samamoodi Jaan Aru, kellega meil oli podcasti osa, kes rääkiski sellest tegelikult, et meil ei tekiks seda, et me kohe algselt läheme siis suure keelemudeli juurde ja me ei tee seda sisemist mõtteprotsessi enda poole pealt läbi, et see võib ka endast ohtu kujutada. Aga võib-olla, kas Kerlin, sul on mingisugused kohe kindlad täpsed mõtted, mis võiks olla veel need AI oskused. Automatiseerimise juures kindlasti tööriistade kategooriate teadlikkus on ju, mis olemas on tekstpildiks, tekstvideoks, kõneandmeteks, kõik sellised asjad. Kas midagi veel? Ja ma arvan, et üks ongi see baasteadmised ja seda võib-olla natuke laiendada selle koha pealt, et sa olete laias pildis kursis sellega, mis need võimalused on. Ilmselgelt kõik ei jõua ja ka meie, kui me oleme igapäevaselt siin maailmas sees, ei jõua kõikide nende uuenduste ja muudatustega kogu aeg järge hoida. Aga sul tasub lihtsalt teada, et millised need üldse need võimalused on. Tõesti, kas piltide, videote genereerimine on üks, aga sinu igapäevatöö, kuidas sa saad heli teha tekstiks on ju, teha transkriptsioone, teha sellest kokkuvõtteid, lihtsalt oma protsesse kiirendada, kuidas saada võib-olla kliendi pakkumisi ära automatiseerida, kliendile personaliseeritult seda sisendit anda. Et need on kõik need osad, mis on täna võimalikud. Need on mingis osas tõenäoliselt tasulised, mingis osas kallimad, mingis osas odavamad ja eks sa pead ise minema täpselt vaatama, et mis sinu jaoks täna see fookus on. Aga tasub lihtsalt laias pildis sellega kursis olla, et millised need erinevad lahendused üldse olemas on ja siis sa saad hakata sealt edasi minema. Et me oleme saanud ka seda tagasisidet, et räägid mingist uuest lahendusest ja inimene, et oi, aga mul oleks ka seda vaja. Sa võib-olla ei teagi, et üldse see olemas on ja kas või tõlked, kõige klassikalisemad tõlked, väga paljud jätkuvalt tellivad neid tõlkeid kuskilt tõlkebüroodest, aga sa saad suure osa sellest tavalisest klassikalisest tõlkest juba nende tehisintellekti rakendustega väga edukalt ära teha. Ja just vestlesin ka juristidega sellel teemal, et nad kiitsid just neid tehisintellekti tõlkeid
selle koha pealt, et ta juba mõistab ka seda konteksti, ta ei tõlgi lihtsalt sõna-sõnalt, nagu näiteks Google Translate vanasti tegi, et ta sõnastab seda juba inglise keelde näiteks teistmoodi, aga selliselt, et see mõte jääb samaks, nii et päris palju neid erinevaid võimalusi on olemas. Jep. Nii, aga kas sa tahad võtta enda poole pealt? Võtan siit teise poole pealt küsimuse ja tooks sisse lapsed ja lapsevanemluse. Ja Piia küsis ühe hästi huvitava küsimuse selle koha pealt, et kuidas tema kui lapsevanem saaks siis lapsele näidata ja seletada, et foto või siis video on AI abil tehtud ja ta tõi siia välja niisuguse nagu deepfake ja eesmärk on siis kasvatada infokriitiliselt mõtlevat inimest. Natuke läheb selle eelneva teemaga kokku või siit edasi, et mida siis deepfake tähendab. Tähendab seda, et sul on loodud pilt või siis video päris elu inimesest tegemas või olemas mingis olukorras, kus ta ei olnud, ehk siis võltspilt ja seda kasutatakse kas inimestelt raha väljapressimiseks, inimeste mõjutamiseks, nende otsuste kuhugi suunda liigutamiseks, mida sul parajasti vaja on. Ja seda on väga palju. Ma nägin ühte uuringut, kus oli kirjas, et üle 50% internetis olevast, see oli küll tekstilisest sisust, on juba AI poolt genereeritud. Et see hulk lihtsalt kasvab nii meeletult ja eks see pildimaailm kasvab täpselt samamoodi. Ja ma arvan, et see ongi väga keeruline ja kõigepealt see hakkabki kodus. Ehk et sa räägidki lapsele ära sellest, et palun vaata seda pilti, on ju, vaatategi koos. Kas see tundub loogiline? Kas see inimene on selline, nagu ta päris elus oleks? Kontrollid, kas ta käed ja jalad on sellist, et täna ikkagi need rakendused teevad siis veel vigu. Just nägin ühte sotsiaalmeedias ühte postitust ühest reklaamist. See oli Soome ettevõte, mis tegi laste tooteid ja siis seal oli üks beebi, kes oli väga ilus, väga nunnu, väga realistlik ja siis tal oli mõlemal jalal oli 6 varvast. Ehk noh, lihtsalt saab hakkavad silma, kui sa vaatad üha rohkem neid ja see on see, mis paneb nagu mõtlema ja tasub lastel ka seda siis panna südamele, et vaata lihtsalt korra mõtle enda peas läbi, kas see ikkagi on, võib-olla see on liiga hea, et see on tõsi olla, ka need hästi palju neid reklaame ja pakkumisi, et tule osale meie loosis, need on tihtipeale ikkagi võltsitud lihtsalt selleks, et seda sinu andmestikku kätte saada. Ja ega neid vaikselt tuleb neid rakendusi, suured tehnoloogiafirmad liiguvad sinna suunda, et nad hakkavad neid teisintellektiga loodud pilte märgistama. Meta on seda teinud, Google on seda teinud, aga täna ei ole sellist ühtset süsteemi, mis päriselt seda haldaks ja tuvastaks, ehk et meil kasutajatel ei ole täna võimalik seda öelda, et näed, on see teisintellektiga tehtud või mitte. Et selles osas peab ikkagi ise seda kriitilist meelt hoidma ja tasub lastega koos neid läbi vaadata. Ei ole mõtet mõelda, et äkki ma ei näita talle, et siis see läheb kuidagi mööda, et ei lähe. See on täna see koht, kus tuleb kindlasti kodus selle teema peale mõelda. Täpselt nii. Ja tegelikult ma tahaksin sinu mõtteid ka kuulda, aga kui selles Õpi koos Google'iga programmis ma rääkisin ühest nii-öelda sellisest lahendusest, mis aitab meil tuvastada AI loodud pilte. Selleks oli siis Google DeepMindi üks toodetest Synth ID, me paneme ka selle jaokirjeldusse, kes soovib vaadata, et seal on võimalik ja ma ka rääkisin nii-öelda sellise lihtsa näite, et kui sa lähed Google'isse, otsid mingisugust pilti, siis sa saad sinna 3 täpikese peale klikata ja vaadata, millal see pilt on loodud ja sinna peaks tulema rohkem seda informatsiooni juurde, aga see on ainult toimib nii-öelda siis Google'i otsingutes, on ju, aga meil neid pilte võib meile tulla täitsa erinevatest kanalitest, on ju. Et kas sul on mingisuguseid mõtteid selle poole pealt või oled näinud mingisuguseid tööriistasi või oled kuulnud selle Synth ID kohta, et mis on sinu arvamused? Ja ma just mõni aeg tagasi üks vestlus tekkis selle teemal ja ma uurisin selle kohta ja see Synth ID ei ole üldse uus asi. See on Google'il juba vist circa aasta aega olnud ja eks nad arendavad seda kogu aeg edasi. Aga selle konkreetse ja paljude nende miinus ongi see, et ta on ühe rakenduse või ühe ettevõtte sisene ja eks see, kuidas nad täna neid märgistavad, on väga erinev, mistõttu meil kui kasutajatel ei ole sellest väga palju kasu. Tõesti, see on väga super, ma seda ei teadnud, et sa lähedki Google'isse, sa näed, vaikselt hakkad saama siis Google'i poolt edastatud piltidele seda informatsiooni, tasub vaadata, tasub tõesti ju jälgida seda, aga see on ainult üks komponent ja täna eks nii-öelda nendest teadusuuringutest käib seda läbi, erinevaid metoodikaid luuakse
nii et ma usun, et üks hetk see tuleb. Sinna ilmselt läheb natukene veel aega, et ega see ei ole ju ka nende suurte ettevõtete huvides, et kõik inimesed teaksid, sest täna meil ju päris palju kasutatakse ka turunduses ja reklaamis neid ja seda tehakse kohati võib-olla natuke salaja, sest ei taheta ikkagi öelda, et see on veel AI poolt genereeritud, ta on natukene niisugune tabu. Nii et ma usun, et see ilmselt järgmise aastaga kuidagi loksub ka paika ja peavad siia need selgemad piirid tulema. Täpselt nii. Ja ma arvan, et me võime ka võtta järgmise küsimuse, et see tegelikult läheb natukene kokku, mis me siin varem juba natukene käis läbi, et assistentide loomine ja tuli küsimusi selle kohta, et milliseid assistente meie oleme enda jaoks loonud igapäeva töö hõlbustamiseks. Me oleme ka siin varem maininud seda, et meil on AI Empowerment podcasti jaoks, nii-öelda jaokirjelduste jaoks spetsiifilise fookusega GPT üles ehitatud, aga meil on vahepeal ka siin teisi kohandatud custom GPT-sid ehitatud. Et võib-olla Kerlin, jaga enda poole pealt, ma jagan ka mõned asjad juurde. Ja no mina räägin kindlasti nendest 4. novembril, nii et tasub kuulama tulla. Aga kusjuures näiteks eile just tegin siis valmis lõpuks, oleks võinud ammu teha, nende GPT-dega on see lugu, et kui sa teete valmis, siis sa mõtled selle peale, et issand, oleks võinud juba mitu nädalat varem teha. See võtab aega läbi mõelda see struktuur, mida sinna panna, aga kui see on tehtud, siis on väga hea seda kasutada. Ehk ma tegin siis meile podcasti assistendi, kes teab siis kõiki meie Empowerment podcast'ist, ta teab neid episoode, ta teab seda sisu, tal on olemas siis kõik meie transkriptsioonid. Ehk et mul on väga hea minna tagasi, et nüüd, kui meil on juba üle 20 episoodi, nüüd ma küsin ta käest, et mis osas me rääkisime sellest teemast või mis osas käis see inimene, et kui keegi küsib, siis ma saan kohe viidata, näed, palun vaata 17. episoodi, seal me rääkisime sellest ja sellest. Et see lihtsalt aitab aega kokku hoida ja see on see koht, kui sa mõtled, et millised on need regulaarsed tegevused, siis selle koha peal on see ideaalne. Ja teine, mis mul on hästi regulaarselt kasutusel, on minu uudiste tegemiseks. Ehk ma ise jätkuvalt panustan väga palju sinna aega, et neid uudiseid kokku panna. Ma loen kõik need uudised läbi, küll aga ma kasutan siis GPT-d selleks, et neid kokkuvõtteid teha, neid sõnastada selliselt, et kogu see vajalik sisu lühemaks teha ja edasi anda ja teha siis ka selle pealt erinevaid kokkuvõtteid, mis lähevad näiteks LinkedIni või mujale. Nii et taaskord selline protsessi kiirendamiseks ja sealt on väga-väga suur aja kokkuhoid tulnud. Ja tegelikult ma andsin või arutasin Kerliniga enne episoodi salvestamist, et meil võiksime koos teha ka tegelikult Notebook LM-iga, mis oli ka uudiste osas kiirelt mainitud, et Notebook LM-i kaudu sama lähteülesanne, et me anname kõik podcasti erinevad sisud sinna sisse ja me rääkimegi transkriptsioon, mis meil olemas on, meil on one-pager, sellised erinevad infokillud, mis võiksid aidata siis Notebook LM-i rakendusel neid paremini mõista ja seal on samamoodi nende küsimuste esitamise võimalus sealt võib-olla isegi veel, kuna ma lihtsalt tõin välja sealt, et saab nii KKK-d välja genereerida, saab mingisuguseid viktoriine, saab erinevaid nii-öelda, muidugi tavalise suure keelemudeliga GPT custom GPT abil saab seda ka teha, aga just vaadata, kuidas võib-olla Notebook LM-i kaudu seda saaks teha. Me paneme ka jaokirjeldusse selle Notebook LM-i, kes tahab proovida, et täitsa tasuta ka juurde, et saab läbimängu teha. Ja minul ka assistentidena, ma tean, et tegelikult ma peaksin seda nüüd ka veel uuendama, on GPT sotsiaalmeedia postituste jaoks, kus ongi varemased AI Empowermenti siis sotsiaalmeedia postitused sisse antud, et ma tahaksin ise natukene seda punkatada, samamoodi nagu Kerlin mainis, et võib-olla lihtsalt mõne aja mööduses tunned, et seda võiks tegelikult paremaks teha. Et mina ise lihtsalt olen ka sotsiaalmeedia postitused pannud, nii-öelda rolli sinna määranud ja aitab genereerida kiiremalt, vaadata üle ja panna ka mingisugused lingid, mis meil on juurde, kui ma näiteks Facebooki jaoks neid postitusi teen, on ju. Et siis sealt on juba kiiremalt saan selle kopeeritud, kleebitud siis näiteks Meta Business Suite'i ja nii edasi. Ma toon ühe teistmoodi teema, et võib-olla kui need varasemad on mingis osas meil episoodidest läbi käinud, siis Kristiina küsis LinkedInis ühe väga hea küsimuse,
andmekvaliteedi kohta ja me oleme tegelikult ju varem rääkinud sellest, et kui oluline on andmekvaliteet, või kvaliteetsed andmed siis selleks, et tehisintellekti kasutusele võtta, eriti just masinõppemudelitega, aga generatiivses AI-s sa pead ikkagi teadma, mis sul seal andmestikus on või kui sa sinna GPT-le annad näiteks oma lisainfot juurde, et see oleks ikkagi korrektne. Aga tema küsimus oli just selle koha pealt, et kuidas me saaksime või kas saab tehisintellekti kasutada, et andmekvaliteeti parandada. Ja kuna andmed on üks minu lemmikteemadest, siis see on tõesti koht, kus saab ja ma arvan, et see on võib-olla teema, mida saame suuremas pildis ka edaspidi katta. Aga mõned mõtted lihtsalt kohe, mis mul tulid selle pealt, et andmekvaliteet saab tagada mitmed viisil, on ju. Üks on see, et sa võtad oma andmestiku ette ja sa hakkad sealt neid vigu siis otsima ja vigu siis leiad, sa hakkad neid andmeid puhastama. Ja see on tegelikult üks nüritöö, mida saab ära anda keelemudelile väga edukalt ja üldse tehisintellektile laiemalt. Ehk et suudab päris hästi tuvastada sellest, et kas sul on seal mingisuguseid tühje kohti, on sul mingeid numbreid, mingeid anomaaliaid, mingisuguseid väärtuseid puudu ja tehisintellekt suudab selle sisu käia oluliselt kiiremini läbi. Kui inimene käib, ta leiab sealt need vead üles. Nii et see on väga-väga hea lahendus. Siis igasuguste duplikaatide eemaldamine, kui sul on mingeid topeltandmeid, erinevate suurte failide kokkupanek ka ja sealt siis nende andmete võrdlemine väga-väga hästi tehisintellektiga teostatav. Ja sealt edasi loomulikult igasugused andmekvaliteedi tõstmised, et kui meil on mingi info puudu, meil on võimalik tehisintellekti rakendada, et neid andmeid täiustada, ennustada võib-olla mingit osa, kui meil on näiteks mingid trendid ja mingi info on sealt vahelt puudu, mis on vajalik meil arvutuste tegemiseks, siis me saame lisada siis nii-öelda tehisintellekti mudeli sinna, mis täidab meil need kohad sealt ära. Meil on võimalik siis seda tehisintellekti abil ka järjepidevalt kontrollida ja uuendada. Väga palju üha rohkem kasutatakse siis Python ehk siis ühe nii-öelda niisuguse programmeerimiskeelega või keelena siis just keelemudeleid, et kui sa ei oska varasemalt koodi kirjutada, siis mine katseta, vaata, kas sa saad selle koodijupi sealt kätte, pane see jooksma vastu enda andmeid, mis on sinu enda süsteemis ja sealt pealt seda analüütikat teha palju rohkem kui enne ja kõike seda nii-öelda andmete puhastamist, eeltöötlemist. Nii et seal on tõesti väga palju võimalusi. Seal on kindlasti väga palju eksimisruumi, ehk see on see koht, kus tasub kontrollida, valideerida seda infot, aga see aitab seda eeltööd ära teha ja teha palju kiiremini, nii et väga hea küsimus. Kristiina ja poolt. Väga head punktid. Mina võtaksin siia niisuguse lihtsa küsimuse veel vahele. See, et ma tahaks ise tegelikult teada, sest ma ei tea, mis Kerlinil on endas äppides, mis tal telefonis on, et meile kirjutati küsimus, et nimetage AI äppe, mis võiks igaühel telefonis olemas olla ja mis teeks elu lihtsamaks. Ja kuna mina, no nii, et mina kasutan ChatGPT voice nii-öelda funktsionaalsust väga palju, et minul on põhiliselt ChatGPT on nii-öelda avalehel juba olemas. Ma teen neid vestlusi üsna tihti, kus ma vahel isegi sõites panen ta nii-öelda käima ja räägin, arutlen inglise keeles. Mul on siin inglise keele ruum, siis mul on nagu endal palju parem, et ta vastab ka selles mõttes võib-olla siis mingis mõttes paremini on ju. Et ja minul on esimene on ChatGPT, mis võiks olla kohe igalühel samamoodi eesti keeles kõnelemiseks juba väga võimekas, et millega siis neid arutelusid teha. Kas sul on veel mingisuguseid mõtteid? Ja ma olen nõus, ma sain ka lõppude lõpuks ja nüüd tundub, et enamik Euroopas sai siis selle voice mode'i kätte. Tuli mulle ka. Olen seda päris palju katsetanud. Ei ole nii väga rahul ja ta on tõesti inglise keeles parem. Ta tahab eesti keeles vahepeal minna nagu soome keele peale, vahepeal minna vene keele peale ja siis ta mul väga tihti on andnud neid erroreid, et on keelatud sisu, mille iganes põhjusel. Mulle tundub, et lihtsalt sellepärast, et ta ei kasuta mitte eesti keelt, vaid ta teeb mingi veidra ingliskeelse sõna sellest. Aga no ma loodan, et need on need lapse ja vead on ju, need lähevad siis üle sellest, et seda saab igal juhul treenida edasi. Nii et kindlasti ChatGPT on minul, Perplexity on minul eraldi äppina ja Gemini on siis mul Google'i äppina ehk et kes ei tea, siis Google'i äppil on samamoodi see, et kui sa võtad Google'i äppi lahti, sul on võimalik kasutada seda tavalist Google'i otsingut. Kui sa võtad sealt selle Gemini logo, mis on siis niisugune tähekene, siis ta võtab sul selle Gemini otsingu ja igasugu pildi otsingu, et tahad mingisugust
mingit rakendust või mingisugust seadet otsida, siis teed sellest pildi, paned Gemini'sse, ta otsib koos oma Google'i teadmistega väga-väga edukalt, saad kohe kätte, mis asi see on, palju see maksab, kas tasub seda endale osta või mitte. nii et need on peamised. Lisaks siis muidugi Notion on mul samamoodi telefonis, ehk et kuna kogu sihuke meie projektide haldus, kogu süsteem, minu enda kogu isiklik elu on Notionis ja Notioni AI on ka päris hea. Viimasel ajal olen seda üha rohkem katsetanud, et ei hakka isegi võtma chat-GPT-d lahti. Mul on mingisugune projektiplaan ees, ütlen talle, et kirjuta siit edasi või täienda seda mingisuguste mõtetega ja ta annab mulle kohe-kohe ideid järjest juurde. Nii et see on ka väga-väga hea rakendus. Ja ma sekundeerin selle Notioniga samamoodi, et minul on ka samamoodi nagu teine aju on sealpool Notionisse arhiveeritud ja see Notion AI meil just hiljuti oli ka väljakutse jaoks, tegime mingisuguse sellise malli, lasime Notion AI-l esmase päringu peale genereerida väga hästi. Ma mõtlesin, et tegelikult alguses oli nagu petlik, et on aega võetud selle jaoks on päris palju, aga tuli pärast välja, et Notion AI oli teile töö ära teinud. Ja mina võib-olla mainin juurde, et minul on ka Grammarly ja see on selline ka, mis väga paljud kasutavad, aga et ma saan nii-öelda klavituuril selle kohe juurde tuua, kui ma olen mingisuguse pikema teksti ära kirjutanud, siis ma panen selle Grammarlyga käima ja siis ta vaatab selle erinevad pead üle ja toob siis ka soovitused. Ja võib-olla, kui me varem genereerisime avatare, mina tegin neid nii-öelda avatari pilte endast, siis mul oli MyMood AI, et need äpid on siiski mul veel olemas. Ja muidugi Canva on ka mul siis AI funktsionaalsustega Magic Studio seal telefonis täitsa olemas, et kui ma vahepeal storiesi teen, et siis samamoodi saab selle kiirelt telefonisse ära tehtud. Vot. Nii, aga tegelikult aeg on ülipikalt kiiresti läinud ja meil on veel väga palju küsimusi. Mina tahan lihtsalt ühe kiirelt välja tuua, et Aivo Olev, kes on siis tekstix.ee tähendab looja, tema ongi looja ja tema kirjutas LinkedIni väga hea küsimuse selle kohta, et kas on kuskilt võimalik saada transkriptsioone, mis me oleme siis selle podcasti kohta teinud ja meil on tegelikult plaanis need kõik transkriptsioonid lisada siis aipowerment.ee kodulehele ka, kui me tuleb sinna podcasti osa nii-öelda, et igaüks saaks lugeda transkriptsiooni kui ka jaokirjeldusi ja kui meil on vaja mingisuguseid graafikuid sinna juurde panna, et siis see tuleb kõik aipowerment.ee lehele. Aga kas sul on võib-olla ka mingisuguseid, meil küsitigi seda küsimust, et mille pärast neid transkriptsioone ei ole nii-öelda nähtavad. Tegelikult me oleme katsetanud päris palju erinevaid, me oleme ka seda varem maininud, et meil oli transkriptor, siis meil oli tekstix.ee, siis Feelingstreami kasutasime. Feelingstreami, ma olen ka kasutanud Narakeeti ja eesti keel on juba tegelikult päris hästi, aga võib-olla selle jaoks, et me saaksime täitsa välja panna neid transkriptsioone, siis me peaksime tegema selle algse transkriptsiooni puhastuse, keeletoimetuse nii-öelda lisasammuna juurde, et praegu need ei ole ikkagi nii head, kus võiksid selle niimoodi lasta, et kus oli jällegi Kerlin AI, tähendab aianduses. Midagi sükest oli välja toodud, ühesõnaga seal on neid naljakohti päris palju olnud vahepeal. Ei ole ja täna ongi tõesti seda ma olen ettevõtjate käest ka saanud erinevate koolituste vestluste käigus teada, et sellises kvaliteedis ei ole täna kuskil lahendust, et sa võtad selle transkriptsiooni ja sa oled valmis seda jagama selliselt, et inimene loeb ja kui ta peale vaatab, siis ta saab aru. Ta on väga super selle jaoks, et keelemudel saaks aru, sest keelemudel piisab sellest, kui seal on 2-3 viga isegi sõnast sees, ta saab aru sellest kontekstist, ta saab aru sellest sisust. Aga inimene tahab ikkagi lugeda selliselt, et tal ei oleks neid kirjavigu sees. Ja täna, mis on näiteks meie podcasti probleemiks nii-öelda just transkriptsiooni mõttes on see, et meil on väga palju ingliskeelseid sõnu ja tänased need mudelid on sellised, et nad suudavad tõlkida ühte keelt. Ehk et kui sul on seal segamini ingliskeelseid sõnu seal sees, siis seda nad ei suuda teha. Aga nii nagu me kuulsime, siis see paraneb ja loodetavasti tuleb nende uute mudelitega ka see sihuke multimodaalsus, mis on suurtel keelemudelitel, tuleb ka nagu tõlkesse, et ta mõistab siis ka erinevaid keeli, mis tähendab, et mudelid peavad olema ise palju võimsamad, ta peab suutma mitmes keeles kogu aeg seda kontrolli teha ja transkribeerida. Nii et see tähendab jälle arvutusvõimsus, see tähendab ressurssi ja kõike seda poolt. Aga eks sinna suunda liigume. Ja, täpselt nii.
ja tõesti, väga palju küsimusi jäi veel meil nii-öelda sahtlisse. Me saime sellest palju inspiratsiooni, me teeme arvatavasti veel Karmen, ma ütlesin sulle Karmen Kerlin mu kaksikõde, et ma arvan, Kerlin, et tegelikult me võiksime veel tihedamini selliseid nii-öelda question answer tüüpi osasid teha. Mina ja ma omalt arvan, poolt et me võime, aga Sandra, me võime võtta sinna väljakutsesse ehk mis me teeme novembri keskel, me võtame sinna kindlasti neid küsimusi ja kuna me teeme seal niisugust teooria osa ja praktika osa segamini, siis me kindlasti räägime nendest teemadest seal. Nii et kui see jäi vastamata, tule osale meie novembrikuu väljakutses ja kindlasti seal tuleb veel ja veel küsimusi. Et üks, mis me tahame seal ka saavutada, seda on, et inimesed omavahel vestleksid, jagaksid oma kogemust, sest täna me näeme läbi enda vestluste ettevõtjatega ja EA kasutajatega. Nii palju annab juurde, kui sa saad teise inimesega rääkida ja teise kogemusest õppida. Kui teine on need ämbrid juba ära koolistanud, siis sa tahad vähemalt ühe sammu natukene lihtsamini teha. Täpselt nii ja jaokirjeldusest leiad siis selle koha, kus sa saad ennast ilusti ka väljakutseks kirja panna. Aitäh teile kõigile kuulamast ja aitäh, Kerlin, sulle, et andsid siis ülevaate ka uudistest, nagu sinul tavaks on enda LinkedIni lehel ka teha iganädalaselt, nii et ma soovitan ka Kerlinit siis jälgida ning tõesti minu poolt aitäh ja loodetavasti näeme siis juba järgmisel, mitte näeme, vaid kuuleme järgmisel. Näeme ka. Meil on YouTube'is ka täpselt nii, et siis järgmine reede on uus episood juba teie ees. Aitäh teile. Aitäh. Tšau, tšau. Tšau, tšau.